puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus. Tere tulemast Puuduta mind saate vaatajad, tere tulemast Piia, tere tulemast Kati. Kati kohta ma kirjaneitsi ei ütle, sest ta vihkab seda. Aga ta on elukunstnik loomulikult. Ja Piiat kutsume täna kogemusnõustajaks ja ta ei otsi üldse meest, nii et ärge üldse vajalige talle kirjutada. Nii lühidalt see läkski. Aga miks me oleme täna siia kogunenud? On ju raamat. Mida ei ole. Mida meil laual ei ole. See on nii armas, see on nii armas, et te tulite mõlemad ilma raamatuta siia. Aga nõuande raamat siis 12 inglit konveierilt kogemusnõustajaks. Mis asi see on? Vaata, kui ei tea... 12 sündimata inglit, kas sa ja, mul oli pandud lihtsalt 12 inglit siia. Sellepärast ma tahangi, et ta räägib nagu, et raamatut mul ei ole, ma ju ei tea, millest jutt käib. Ma olen nagu puuga pähe löödud, et tegelikult räägi, millest me räägime. Piiake. No raamatu pealkirjaks sai 12 inglit, mis on siis minu sündimata jäänud lapsed, mis ei ole kõik ainult abordi tagajärjel. Et noore naisena sellel ajal, kui mina elasin ja olin ja sünnitasin, siis ei olnud meil rasestumisvastaseid vahendeid valikus palju ja need, mis olid, need minule lihtsalt ei sobinud. Minu keha ei võtnud neid vastu, et küll tulid spiraalid välja, lihtsalt nii oli, aga elama ju pidi. No mis aastatest me räägime umbes, mis aastate vajamikustest me saaks aru, et tänapäeval vist nii ei juhtuks, et võetakse midagi muud ette antud juhul. Ja õnneks ma seda tänapäeva enam ei tea, sest eks ju, et mina tegin endale siis munajalade läbilõikamise tollel ajal see otsus tehtud, et nüüd on kõik. Ja see võimalus tuli, et vanus oli juba seal maal siis nagu lubati. Et ma esimese lapse sünnitasin 88. Ja peale seda siis sai hakatud põhimõtteliselt esimesest korrast ma olin rasedaks. Ja nii juhtus, minugast ma olin maatüdruk, vanemad olid hästi vanad ja meie veres nagu neidest asjadest ei räägitud. Koolis räägiti väga vähe. Ja see oli ka, emal ma mäletan, oli raamat, mis selle raamatu nimi oli? Avameelselt abielust ja see oli madratsite vahel peidus ja me käisime õega neid siis vaikselt lugemas, aga nii palju me sealt siis nagu saime, eks ju. Ja ma mäletan, kui ema aru sai sellest, et ta selle raamat meie olime siis avastanud, sellest oli jube pahandus. Skandaal. Ja Piiast tuli muuseas selles mõttes mitte jube pahandus, vaid Piiast tuli jube plahvatus. Sest juhtus niimoodi, et ta 20 aastat üles ehitatud, peetud ja veetud turismitalust tuli ära Tallinnasse, õppis mitu aastat kogemusnõustajaks ikkagi litsentsiga, mitte taidleja. Ja peale selle siis, täiesti puhas leht. Ja selleks, et sellest eelmisest kogu valust välja tulla ja saada heaks kogemusnõustajaks, siis ta tuli sisetunde järgi minu juurde. Mina olin abielus ja mina olin enda arvates veel suhteliselt välja kannatasin selle olukorra. Abielus olemise siis. Nii. Ja meil see asi sattus kokku pandeemiaga, siis kui üldse kõik pööras täiesti pea peale. Piia tuli oma eluperioodist välja, arvas, et toob mulle materjalid, kirjutame aastakese, ühe väikese tavalise raamatukese, aga tegelikult tuli siis pandeemia, tuli täielik elu muutus, mul läks kultuurikeskus kinni, mul läks ajakirjaniku karjäär külili, sest mina olin see ajakirjanik, kes sõitis kohast kohta inimeste juurde, kuhu sa sõidad, kui COVID on. Ja kui ma läksin Piia teemadesse sisse, see oligi plahvatus sellepärast, et siis ma sain äkki aru, et millega mina tegelen. Nii et ma panin Piia sisse sõidetud suusarada pidi täie slaalomiga, teadmata kuhu. Ja siis me raamatu seisukohast, et Piia tõesti saaks tehtud rahu.
me panime kõigile 12 lapsele nime. Ja nii et sellepärast raamatu peatükid ongi laste nimedega. Jagasime Piia elu 12 perioodiks ja siis me jutustasime Piia lugu tema sündimata lastele. Millest nad pääsesid või millest nad ilma jäid? Just, aga kui sa oled teemas sees, tead, sa oled nagu magnet, ükskõik kas siis õnnistuse või sitamagnet, kuidas juhtub. Ja meie raamatus on ikkagi vähemalt 100 lugu. Sa lihtsalt hakkad neid ligi tõmbama, nii et ta ei ole mingi nutu ega kättemaksu raamat, ta on lugude jutustamine. Palju nalja on. Tead sellist valusat nalja, mida sa ei elaks muidu lihtsalt üle, et see on nii õudne, et ta on naljakas. Ja mina selle 3 aasta jooksul, mis tegelikult see raamat valmis, ise läbisin sama protsessi, nii et kolisin ära, ühes käes koerad, hobused ja teises käes noorim tütar, rajasin oma kodu, aga protsess raibe on õudselt pikk ja see kestab. Ja see kestab ka selle raamatuga, sest ühest küljest mina olen juba 3 aastat lahus, oma kodu, 4. aastat kooliõpetaja, aga tead see, kes selle litri saab, kes saab ükskõik kas siis vaimse või füüsilise vägivalla harrastaja paariliseks, ta käib seda puhastusteed 4-7 aastat. Ta saab seda siis teha, kui enam juurde ei solgita. Aga mul on seal meie lugude hulgas ka palju selliseid mehi ka, et ei saagi hakata tervenema, sest see sunnik kogu aeg valab juurde. Et ega siis vampiir ei jäta ju sind rahule. Sa oled tema supply, tema eluliselt vajalik nähtus, tema kinnisidee. Veel õudsem on muuseas see, raamat on valmis, raamat on müügis. Reklaami ei tee, näete, me oleme väga soliidsed, midagi ei vehi siin. Aga kõik kestab. Nüüd, kus see raamat on müügis, siis helistatakse ja räägitakse, et selles raamatus on täpselt selle tolle ja 3. lugu, kust sa teadsid. Aga sellepärast, et me oleme kõik nii sarnased. Kõige ootamatum inimene, suvaline juuksur, kelle puhul sulle tundub, et tal on kõik lill. Ja siis sa näed äkki raamatut ja siis ta hakkab sulle rääkima, mis juhtus tegelikult temaga. Mis juhtus tema lapsega, mis lapsega praegu juhtub. Ja laps leidis Holistika Instituudi meie raamatu sabast heade lahenduste osast ja õpib seal praegu. Nii et just siia tulles ma tulin doktor Rammuli juurest läbi, viisin talle raamatu ja siis ta ütles ka, et tema patsiendid ja kliendid juba küsivad, härra Rammul, kas te olete seda näinud? Ja selle peale ütleb doktor, jaa, ma isegi olen sinna peatüki kirjutanud. Need head lahendused peavad olema. Ma keriks korra hetke tagasi, nagu olla mõnele inimesele jääb arusaamatuks, et räägi hästi lühidalt see osa ära, et sa ikkagi lahkusid ühe mehe juurest, on ju, aga sa olid seal neetult kaua ja tavaline mingi naine võiks ju küsida, miks sa kannatasid, mis sul viga oli? Sest täna ma muidugi küsin ka, miks ma kannatasin, aga ega ma ju siis ei saanud aru, et ma kannatan. Siis ma mõtlesin, et täna ma saan aru, miks midagi juhtus, et nendel asjadel on seos. Ja sinu jaoks tundus see normaalne elu siis või? Ei saanud ju olla, kui see on nii õudne, nagu sa väidad. Kuidas ma ütlen? Ma olin võtnud selle osa enda omaks, et ma olen kõiges, mis juhtub, olen mina süüdi. Ohver. No siis ma ju ei teadnud seda sõnagi, sest ma elasin maal, ega seda haridust ei olnud ka ju väga palju, on ju. Ja seda teadlikkust, midagi lugesid kuskilt eneseabi raamatust, siis öeldi ka, et sa pead nagu lugema, sest minul on antud kõik nagu iseenesest, teie lollid peategi lugema, sest te oletegi rumalad, vaata. See selleks. Aga mis selle asja nagu lõpu päädis oli see, et kui kätega tullakse sulle juba kallale, me olime ühel peol ja
ma ei teinud tollel korral mitte midagi, ma saan aru, kui ma oleks tänitanud või näägutanud mehe kallal, et ma saangi asja eest, eks ju. Aga kui sulle mees virutab autorooli tagant kahel korral nii rusikaga ja siis paned käed niimoodi selle armatuuri peale, et aitäh, lõid pildi selgeks. Vaat siis tegelikult läkski selgeks, et oligi vaja nagu lüüa. Et enne see ei hakka ennast liigutama, kui nii valu on, nagu nii valus. Pia tuli tegelikult sellest oma elutöö talust ära siis, kui päriselt ta pidi maha sinna surema. Mitte ainult vägivalt peksmised ja ka siis, eks ju, puhketalu elurütm, kuidas see ikka on. Just tööd tehes puhkad teisest. Just, et kliendid, aga Pia oli sisuliselt suremas. Et täitsa suremas oli, et ma üldse ei hoidnud raamatus värvi ka kokku. Esiteks pidev valu, jälle mees kellegagi, eks ju, kuskil su enda voodis. Öelge otse välja, mees oli samal ajal ka lits mees. Lits jah. Oh, see sulle meeldib. Ja teine asi, eks siis hingaige ületöötanud mees lits loomulikult tinapanemist üksjagu. No siis me jäime kõik koos juba ja siis tulid teised asjad ka kõik mängu, et midagi ei olnud sealt menüüst puudus tegelikult. Ja Pia oma elu päästmiseks tuli ära Tallinnasse. Jube õige otsus. Aga ma tahan veel kord ikkagi küsida, et kas sa olid siis nagu üksikul saarel, sul on ju tuttavad, sul on mingi sõpruskond, ring, kas kõik olid pimedusega löödud või kui on see ohver seal omas augus, siis sa ei saa mitte midagi teha, sa võid talle rääkida mida iganes, silmi avada seal ja tantsu lüüa, aga sellest ei ole kasu, sest nii kaua, kui sa ise aru ei saa, et midagi on hullusti, siis... Ega teised ei saa midagi öelda. Ja kui teised ütlevadki sulle, sa ei võta seda omaks. Okay. Sellepärast, et aeg-ajalt on see teine pool sinuga ka kena ju. Ahaa. Ja ta ju mina räägin endast. Ja, et ma olen kuulnud ka teiste naiste lugudest, et ta teab täpselt sinu tugevusi, sinu nõrkusi. Ja mina ju arvasin, et tuleb aeg, et võtab aru pähe. Et kaua ikka jõuad joosta, et koos ju ehitame, koos ju teeme, meil on pensionifond, kus sa ikka lähed, eks ju. Ja, aga kui keegi kõrvalt nagu isegi tuleb sulle midagi ütlema, siis vaatad, nagu Kati eelmine kord ütles, ju ma natuke olen süüdi ka. Mis on täiesti sürrealistlik ikkagi, kui sarnased inimesed on. Meil raamatus ei ole ühtegi nime, aga seal on päris tuntud Eesti poliitik, sõjaväelane, seal on tuntud rokkarite perekond, aga need mustrid on nii sarnased, ükskõik kumb siis on vägivaldne. Alati on see, et viimase võimaluseni varjatakse, iseennast peetetakse. No võt just, et jah, aga ma olen selle ära teeninud, see on klassika. Ja siis enamasti seal taustal on see ka, et sa oled juba lapsepõlve kodus pidanud armastust ära teenima, et me oleme ju nõukogude lapsed, kes anti õudselt varajusõime ja vanaema ja njanja kätte, see tähendab, et me oleme kõik see meie põlvkond nii varakult jäänud ilma sellest ehedast kodusest soojusest ja armastusest. Et katkine põlvkond nagu. Täiega. Ja enne seda oli sõjapõlvkond, kus isad tapeti üldse maha. See tähendab seda, et põlvkondade kaupa katki. Ja siis, eks mina ka olen lasknud ennast sõna otseses mõttes hingeliselt huiata. Mina ei ole peksa saanud. See on siuke sitke ja kiire mutt. Aga rünnatud on, aga ma olen minema saanud. Küll aga ma tean, mis asi see sinu sees toimub. Väliselt, mis siin nimekas tädi, edukas tädi, nad siin talupidaja ja kõik hobused ja palju lapsi, aga su sisimas alati, et ma ei ole ikka piisavalt hea tüdruk. Ma ei ole ikka veel küllalt teinud. Ma ei ole ikka veel piisavalt armastust ära teeninud. Minuga võibki niimoodi käituda. Ma panen uued kardinad, pesen akna ära. Siis äkki ei öelda mulle halvasti, siis äkki ei
imbuta mu kõige õrnematesse kohtadesse. Piial veel selles mõttes vedas võrreldes raamatu teiste tegelastega, et Piia sai, eks ju, rusikaga, see on üks konkreetne selge asi, aga mis on kõige hullem, see, keda sa armastad, ta imbub su kõige hellematesse kohtadesse, ta teab sinu kõige valusamaid saladusi, sinu kõige hullemaid hingehaavu ja siis ta hakkab seal mõnuga oherdama ja kui tundub, et vähe sai, siis soola ka veel sinna, siis tuleb Piia kirjeldatud periood, ta on nii armas. Ta kannab sind kätel, ta on hurmav, ta on sarmikas. Sa jälle sulad, jälle andud, jälle andestad, aga järgmine liter on veel hullem, sest nüüd teab ta sinu kohta veel rohkem ja teeb sulle veel rohkem haiget. Üks sõjaväelane meie raamatus lasigi ennast maha, nagu päriselt lasi ka elus ja seal raamatus ka. Ta lihtsalt enam ei teadnud, mida teha, kuidas olla, kuidas meeldida, nagu Hemingway. Oota, aga kus sa need ülejäänud lood siis võtsid? Need tulid sinu juurde? Tulid ja tulevad praegu, nii et tegelikult seda kogemusnõustaja elukutset, mis Piial on, seda on meeletult vaja. Millega räägitakse? Ja sest sa ei lähe rääkima, eks naabrinaisele, see keerab ühel hetkel selle sinu vastu. Sa ei lähe kuskile oma enda küla peale, oma sõpruskonnas ka tegelikult. No kaua sa ventileerid? Nüüd ta tegi seda, keegi ei taha enam seda kuulata. Nad ei taha rohkem lõpuks sinuga suhelda, sest mis asja sa itked kogu aeg. Ja isegi kui sa ei saa näiteks mõnel juhul seda olukorda muuta, nagu siin Eestis, inimesed on abielus korteriliisingu ja autoliisinguga ja siis ta seal kannatab seda nii, et ta on ise ribadeks. Eks ma olin ka materiaalsuses ju Muidugi. Sellepärast, et nii raske on lahkuda sellest kohast, mida sa oled nagu visuaalselt loonud täiesti tühermaalt. Joonistanud ise majad, sisustanud, käinud otsin neid asju, istutanud lilled, puud, põõsad, planeerinud. Seda on väga raske teha, mina läksin ära 2 korral ja 3. kord oli siis, kui ma nagu päriselt enam tagasi ei läinud. Aga selle kogemusnõustamise juurde nagu tagasi tulles, ma näen täna seda, et muidugi põlvkondade vahe on hästi suur, et kes julgeb nüüd minna psühholoogi juurde. See, kes on sündinud seal, ütleme, 50-ndatel, 60-ndatel, 70-ndatel, ta ei lähe. Ta ütleb esimene lause, ma ei ole hull. Aga nüüd see kogemusnõustaja, kui ta suudab võtta selle barjääri maha sealt selle psühholoogi või siis psühhiaatri vahelt, siis ta astub selle sammu enda hüvanguks tegelikult palju julgemini. Et esmalt oleks seda kogemusnõustajat, kes on selle läbi teinud kogu selle... kes on selle läbi teinud, võtab tal selle hirmu maha. Et me oleme igaüks on omast peast natukene hullud või teiste meelest oleme nagu nii hullud, on ju. Et aga kus jookseb see piir hull või mitte hull, on ju. Et võtta hirm maha, räägi. Mina julgen kellegile rääkida. Aga ma tulen nagu hüppan natuke, teen suure hüppe ja küsin, et nüüd raamat on kirjutatud, seal inimesed konkreetsed on ju kirjeldatud, sa praegu siin väga huvitavalt mainisid, on ju tuntud sõjaväelane, seal rokkar, arhitekt, need ikka on. Jeerum, et siis nagu nemad on ju nüüd seda raamatut ka sirvinud. Väga paljudele saatsin nende osa siis, kui oli kirjutamisel. Tõsiselt või? Ja pluss oma enda viimasele eksile saatsin ka käsikirja. Aga selleks ajaks ta oli juba nii ära, et ta põhimõtteliselt nagu teatas, et ta on väga meelitatud, et mõnes episoodis ta ennast tunneb, aga tegelikult ta ei olnud suuteline enam seda lugema, et alkohol oli ikka oma juba teinud. Seda raamatut enne ilmumist ma näitasin ikkagi oma arvamusliidritele, nii et ma väga hoolega testisin ja kontrollisin, et ei olevat just sellist arvete tasumist, et kõik ütlen ära. Ja mis on meil olnud tohutu õnn Piiaga, et meie keeletoimetaja ja sisutoimetaja ka Tiiu Soomer, kes on Brüsselis synkroontõlk,
et ta võttis selle aja ja ülipõhjalikult täpselt toimetas, kääre andis kõvasti, et kus läks üle ääre, mõnes kohas läks liiga räigeks, mõne koha peal läks venima, mõni koht kordus ja tema tõmbas tagasi spirituaalsust. Kusjuures naljakas on see, et Tiiu Soomer ise on väga peene tunnetusega ja ühendusega, aga niimoodi raamatus ta siit-sealt ikkagi vähemaks. Okay. Ja mis oli veel? Ma tahtsin just seda küsida, et kui need inimesed lugesid, kes on tegelikult seal tegelased, kas sealt ei tekkinud mingit sellist lõpeta ära, sa ei tohi sellest kirjutada, ma kaevan sind kohtusse, sest me oleme väike küla ju. Need, kes vaja, need ju tunnevad ennast seal ära ja siin on ju täna on see ju case by case ju kohe on ju kohtusse sätitakse sammud, keelatakse mingite asjade ilmumised ära. Teil ei tekkinud seda varianti või kättemaks? Ei, ma ei taha kätte maksta. Mitte sina ei maksa kätte, vaid sulle tullakse selle eest kätte maksma, et sa julgesid inimesest kirjutada nii avameelselt. Ja eks kättemaksu iga immu tekib ikkagi sellel, kes ise ennast süüdi tunneb. Nii, aga seda ei ole tulnud? Praegu ei ole veel, ma arvan. Ei ole tulnud? Ma arvan, ta ei julge lugeda seda. Eestis on üks hästi armas maakeelne väljend, eks siekoer kiunatab, kelle pihta kivi käib. Õigu hästi öeldud. Ja meil ju ei ole raamatus nimesid. Nii et jumala eest ei olegi see paika panemine, koha kätte näitamine ja paljastamine. Et inimestel on tiitlid, kes on projektitar, kes on traktorist, kes on metsavaht. Ja siis, kui sa niimoodi elegantset anonüümsust suudad hoida, siis on võimalik ka naljakas olla, sest kui oleks üks eesnimi, juba läheb käest ära. Sest igal ühel on üks tuttav meelis või 10 meelist ja ongi kellad. Kõik meelised on sul harras. Vaesed meelised. Vaesed meelised. Saavad kõik. Kuule, aga sinul on selline huvitav perekonnanimi nagu Padar. Küsi, ma naudin seda küsimust. No, et mida me räägime, et kus kandis sa seal sugulaste kampa moodustab siis? Meil on ju olnud minister, poliitikuid, rokkareid. Tuli ära, on ju. Ja, no. Ei, neid paralleele ärge tõmmake. Ei ole seda liini üldse. Just. No see on nüüd selge, et siis et inimesed ei hakkaks näpuga näitama valede inimeste peale. Ma teadnud, et ma nii vana olen, siis ei öelda, et sa kuskil salamingi vajata. Nii, aga läheme siis selle lugude juurde nüüd tagasi ikkagi, et kõik oleks selge. Sa said sealt minema, aga minu meelest ei ole ju minema saamine ka tihti peale. No see kuidagi tundub, siis ma läksin 3. kord, ma läksin minema. See on üldse lihtne. Et see, kelle võimu all sa justkui oled, see, kelle manipuleeritav sa oled, ega see ei lase ju seda kalakest nii lihtsalt käest ju. Kuidas see käib? See käib niimoodi, et siis ikkagi tulid 100 roosid ämbritega. Sa raks? No siis tulid laua peale, need uinuvad roosid, kõik tulid. Aga siis ma olin juba nii tugevaks. Tegelikult ma pean tänama oma sõbranna meest, kelle sõnad jõudsid minuni, et küll ta su kevadeks ikka tagasi meelitab ja siis ma mõtlesin, ei, kui nüüd juba sõbrad nagu niimoodi räägivad, et see oli nagu minu nagu täiesti käivitav, et sellest ma nagu enam nii oli ju varem juhtunud ja kui heaga ei saa, siis saab halvaga, kas halvaga ka prooviti? Ikka prooviti, autovõtmed too ära, bensiinikaart läks kinni, pangalaen maksa ise, need arved on sul veel ka vaja maksta, aga siis ma tõesti nagu röökisin. Me tegime Piiaga, mina tegin Piia jälgedes täpselt sama vea. Ehk siis, kui sa oled ära läinud, siis sa oled ära läinud. Ja tagasi ei läinud, jah. Aga Piia lubas ka pärast ikkagi seda meest veel oma voodisse. Kuule! Ei, no kas me avameelselt räägime, ega sellest ei ole muidu kasu. Puuduta mind. Ja kus juures ise teades, et Piia ei teinud õigesti selle juures. Mida mina tegin täpselt sama, sest sa oled selle inimesega harjunud, tema välimus, olemus, tema kõik on sulle nii tuttav. Nii oma. Tead, mis siin on paslik öelda?
see, kui sealt välja oled juba tulnud, siis on meil kõigil üks sama komme, mida ma näen. Me hakkame oma minevikku ilustama. Jaa. See on nagu 100%, no see ämber nagu läheb nii ilusaks jälle, et see täitsa lõpp. Roosidega ämber. Aga ma mõtlen, kas kogemusnõustaja tööst on siis üldse kasu, kui kõike neid asju me teame ju, me teame. Ja me teeme ikka sama. Iga hea on, kui keegi seda ütleb. Otse ja kõva hääle. Ja mitte niimoodi, et keegi kuulutab ennast lihtsalt tänasest kogemusnõustajaks. See ei tööta. Ikkagi Piia läbis rohkem kui 2 aastat tohutult koolitusi. See on ikkagi päris peen protsess. Ja ei ole niimoodi, et võt, mina astusin igasse jalga ämbri ja nüüd ma kõigile kirjeldan, kuidas neid ämbreid vältida. Tegelikult see on ikka päris elukutse. Tütarlapsel on litsents või sertifikaat. Ja tegelikult oli nii, et see kogemusnõustaja koolitus ju tegelikult sai alguse sellest, ma mõtlesin, ma keeran nagu oma nagu selle kogemuse, mis ma seal talus olin, et ma hakkan nagu neid nõustama, et mul oli ju mega kogemus seal. Ja siis ma sain aru, et mis sest, mul sellega nagu midagi teha, et ennast tuleks kõigepealt terveks teha. Et nüüd füüsiline oli katki, sest üle töötanud ennast täielikult päevad pikad 15 tundi, mida. Ma käisin küürus, olin ümmargune nagu suhkrukringel ja kõik hakkas endast otsast pihta. Ja siis ma sain aru, et tegelikult see kogemusnõustaja koolitus, tegelikult ma pean ennast katkisena korda tegema. Must ei ole mitte kellegi abi, ma pean ise korda saama. Siis ma läksin edasi, see lugu sai nagu läbi töötatud, siis ma läksin edasi ühte erakooli. Seal ma olin 1,5 aastat, siis oli karjäärinõustaja koolitus, siis ma läbisin naiste vägivalla vastaseid koolitusi, siis ma sattusin naiste tugikeskusesse, siis ma sattusin tegevusjuhendaja koolitusele, siis juba leidis mind üks projekt. Täna ühes projektis töötan psüühikahäiretega inimestega. Ja sealt nüüd sai nagu mega hüppe nagu edasi. Ja täna muidugi mind on see maailm natukene rohkem huvitama hakanud, et need asjad nagu kokku panna ja minu meelest siis tuleb nagu, kui me vaatame teadust ja kui me vaatame seda energeetika maailma, et kui need saaks kuidagi siduda oma vahelt, see meditsiin. No sa ju tead isegi, mis meil täna toimub ju. Kõik on saatanast, mis tuleb sealt ja kui sa üritad seda meie tavameditsiiniga ühildada, siis sind visatakse kividega. Ma nägin isa oli hästi pikki aastaid, oli vähis ja ma kõndisin ta kõrval. Ja siis oli niimoodi, et tal peale neid kiiritusi ja keemiaravisid, mis ta sai, iga arst vaatas teda tükiti ja need rohud oma vahel mitte ükski ei sobinud ja sealt tuli niukene koppott ja siukene et sealt mul tekkis see taipamine, et me vaatame iga arst, südamearst vaatab südant, eks ju, et kui saaks kõik meeskonnana tööd igal pool on. Ma unistangi. Unista edasi. Aga lähme selle suhteasja juurde veel korra, et mis on meie põhiteema ikkagi täna. No kas saab, võib-olla mõni seal mõtleb, vaatab praegu ja mõtleb, et kas päriselt saab ka ikkagi aidata nagu inimest kiiremini, et ta ei peaks selle hullu ratta ja selle karusselli läbi käima, et kuidas ma saan aru, et on midagi valesti, millest ma saan selle alguses aru, nagu sa ütlesid, sa ei saanud ju ka aru, oli ilus, oli kole, oli ilus, jälle oli kole, siis jälle veel ilusam, et kus see piir jookseb, kuidas ma saan aru, et midagi on päriselt nagu valesti? Enda sees, ma sõbrannasid ei usu, keegi ei usu, saad kukele, mõtleb, et järsku ta on kade mu peal, et mul läheb nii hästi. Ma olen nüüd nii raamatu kirjutamise ajal, kui pärast seda leidnud üliägedaid YouTube'i kanaleid. Nii. Ehk siis Richard Grannon ja väga paljud üliägedad, Sam Bucknin ja nii, üliägedad inimesed, kes iga päev teevad linti nõuande minutit, see on siis 10–30 minutit. Ja vaata nende puhul ka, mina hakkasin neid kuulama enese rahustuseks ja lohutuseks, sest kuna ma tegin just selle vea, mida teevad 90%
toksilisest suhtest ära läinud inimesi, annad järele, jälle leiad sa ennast tema voodist, sest kuradi hea partner on. Juba sa avastad, et ta viskab sulle kogu aeg mingisuguseid söötasid, poodsaaki, tagumikku kinni sulle. Mingid pisiasjad, ta tuleb sulle tooma purksi, mida sa ei taha. Ta otsib põhjuseid ta otsib kogu aeg mingeid põhjuseid, et hoida sidet. Ta isegi seda keppi ei nori kogu aeg, aga ta tahab sind nagu õhku, sind nagu kinnisideed, ta tahab sind nagu omandit. Ta ei söö ise ja anna teisele ka. Ja ta ei lase sulle eluga edasi minna, sest sa esiteks oled krooniliselt traumaga, teiseks sa juba vaatad kõiki läbi ja sa juba näed ohumärke, et aitäh, mul juba oli see, ei soovi rohkem. Ja siis ma hakkasingi kuulama enese puhastamiseks, tervendamiseks, toetamiseks YouTube'i erinevaid kanaleid ja tead, seal on ühed läbivad jooned, et üks kutt, näiteks Joe on ise nartsissist, diagnoositud ja õppinud nõustajaks, et vaata, mina olen see koletis ja nüüd sa pead minu kohta teadma, mis värk on, mida ma teen sinuga. Vau, see on nagu põnev. Neid on 2, 1, 4. Ma olen ka näinud ühte sükest. Ma ei vaat, mis ta nimi oli. Kui sa mõtled nüüd seda afropatsidega, see on mu lemmik. Ma olen diagnoositud nartsissist ja siis ta sulle seletab, kuidas need asjad päriselt käivad tema vaatevinklist. Ja seal on terve loetelu, mis vägivalla ohvriga, kroonilise trauma puhul juhtub. Sa magad loote asendis, kindlalt nägu on ukse poole ja tagumik vastu seina. Kui sa lähed tuppa sisse, ma märkasin oma enda klassiruumi sisenedes ka, esimene asi, uks lukku. Sa äkki avastad, et aga lapsed tahavad ka tuppa tulla. Ehk siis sul on teatud käitumismustrid, ukse lukustamine, siis kõik võimalike dokumentide jäädvustamine, mingi eriti räige solvav kiri, salvestan, panen arhiivi, millega tuli Piia minu juurde pakkirju. Kui sul on see pidev vale, mille sees sa elad, kui sul on see pidev vägivald, mille sees sa elad, enese kaitseks hakkad tõesti nagu saiko. Kõiki asju talletama, arhiivi panema, et mul on enese kaitset vaja. Mina tol ajal ju aru sa ei saa ju tegelikult. Mina juba sain, sest ma töötasin sinu juhtumi läbi, siis tulid hunnikutes järgmised, issand, kõik on sarnased. Ja tekkis mingi muster juba, eks ole? Ongi mustris. Ja siis vaatad ise ennast, tere klubisse, sa oled nagu ise kõige õitsvam veel. Protsess on täiesti pooleli, absoluutselt veel, tõesti seal. See on ka parim. Normaalne. Ilmselt väga paljud pered püsiksid koos, kui ei oleks tulnud seda pandeemiat, seda COVIDiga esile kergitatud seda, et sa pead selle inimesega nüüd, issand jumal, koos olema. Lockdown, help! Sest vaata enne, mismoodi inimene elab, ta läheb hommikul, puistab oma lapsed laiali, kooli ja siis läheb ise tööle, trenni sinna, tänna, väldib selle inimesega kohtumist, kelle lähedus on muutunud piinavaks. Ja nii paljud pered tänu sellele pandeemiale pääsesid, sest nad lihtsalt said aru, et appi, see on mürgine ja see päriselt tapab. Ja mis mulle teeb rõõmu, et nõukogude mudelist on saadud üle ja ma laste pärast kannatan kõik ära. Palun ära tee seda. Sa lõhud ju oma lapsi. Su lapsed näevad seda, kuidas vanemad üksteist lõhuvad, ütlevad halvasti, meelega haavavad. Siis kui nad arvavad, et lapsed ei näe, siis käib veel füüsiline vägivald, siis käivad petmised, kõik asjad. Ma laste pärast teen seda neile veel. Aitäh! Naisi hoiab, mis ainult naisi või mehi ka, eks hoiab ju see ka koos, et sul ei ole lihtsalt kuskil minna. Ma just mõtlen, et see on nagu kõige hullem asi naiste puhul, et nad on selle mehe raha lõa otsas ka ikkagi. Pangalaenud, kõik on seotud.
ja kui sa ei ole veel abielus, ütleme nii, et te olete vaba abielus ja mees on kõik ma arvasin, et ma olen vaba abielus või? Ei, ma olin töötaja, lõpuks ma sain aru. Väga halvasti koostatud lepinguga. Ma sain aru, mis on kõige nagu kõik mustrid. On see, et kui sa lähed kuskile ootustega ja kui on need ootused ainult ühepoolsed ja need ei ole ühised ootused, jah, siis tavaliselt on alati naised need, kes hakkavad pesa punuma ja kõike lootma ja tegema. Siis lõpus ma saingi aru, et need ei läinud minu ootused. Aga kuidas sa sealt välja tulid, kui palju raha sa kaasa said sealt või et kuidas see asi jagunes siis lõpuks teie vahel? Mitme kohvri autoga sa sealt ära sõitsid? No ütleme niimoodi, et mul läks nagu selles mõttes hästi, et Tartu korter oli meil lõpuks ostetud niimoodi, et see jagunes kuidagi nii, et mina lõpuks sain ta oma nime peale ja ma avastasin siis, et ma saan selle ära müüa. Ja ilma teise osapooleta siis? Ja, sest see oli siis minu nime peal. Aga oli meil jutt, et me peaksime nagu ilusasti need asjad jagama, aga see jutt nagu ühele poolele ei meeldinud väga vaata. Ja siis ma otsustasin, et tuleb Tallinnasse ikkagi korter vaadata, et siis ma sain aru, et ma pean hakkama midagi tegutsema. Sest viimane mats, mis mulle nagu ajud nagu sirgeks lõi, et elu peab muutma, mugavustsoonist peab välja minema, oli see, kui laps viimane siis nagu kodust ära läks. Ja ma sain aru, et see ongi nüüd see, et ema, isa olid rääkinud, et kui sa lähed mehele, siis sa saad lapsed. Siis sa saad omale ilusa kodu, kui õnne on. Ja siis tuleb õnn. Ja siis, kui ma istusin iga esmaspäeva hommikul seal talus ja kõik oli tagurpidi, kõik oli vaja koristada, kus kuradi kohas see õnn on. Ei saa aru. Et sa hakkad nagu vaatama, siis vaatasin ma nagu ka ringi, et ma olen juba nagu nõus nendest asjadest loobuma. Sain aru, et need asjad hoiavad mind kinni. Et nagu loobun. Ja siis, kui käis see plõks, et aga ma võin ju selle maha müüa, ma saan endale uue nagu siis tekkis juba lootus, hakkasime koos looma, et äkki ikka lepime veel ära ja äkki ikka veel, käime puhkame Tallinnas, on ju. Ja, aga ei vaata, ikka läks ju nagu natuke paremaks ka, on ju. Saate aru, David, ta pani sinna 20 aastat, 20. Aga täna mul ei ole sellest kahju, tead miks või? Ilma selle meheta ei oleks ma täna see, kes ma olen. Sest ma pidin hakkama teenima ise ennast, mitte teisi. Sest ma teenisin kogu aeg teisi. Selles raamatus me päris ausalt, esiteks me kirjeldame ka, kuidas ajas abort kui nähtus on muutunud. Aga teiseks me kirjeldame seal ka ilulõikusi endale pühendumisi. Sellepärast, et maailm on täis naisi, kes järsku elu muutuse kasuks otsustades kaotavad 30-40 kilo. Mul on sõpruskonnas ja perekonnas mitu inimest kaotanud ikkagi pool kehakaalust ja nahk jääb suureks. Ja kui siis varasematel aegadel keegi ütles, et ta käis esteetilises kirurgias või jumal hoidku, et ta oma tissidega midagi tegi või üldse. Et see oli nagu siuke imu, aga me räägime ikka täiesti ausalt, et kui on vaja, siis on vaja. No vot, ja ma enda sees praegu avastasin, et mul on see nõukogude inimese vari. Sest ma tahtsin öelda, mina küll ei ole seda teinud. Sellega ma kohe rääkisin välja oma varju. Et ma nii mõnu ja rõõmuga raamatusse kirjutasin, et naised korjavad ennast kokku, õmblevad oma naha õigesse mõõtu. Ja see on nii norm ja ma kohe tahan öelda, ei, mina ei teinud seda. Ma räägin kellestki teisest. Jah, just. Aga tuttavast, minu üks tuttav tegi. See on klassika. Ongi. Vahele jäin ise endale praegu.
Okay. Kuule, mina tahan, mul jäi natuke kummitama sellest narcissistist, kes mõlemad olete vaadanud YouTube'ist nüüd. Kas nad sellest ka räägivad, et kuidas nagu, üks asi on see, et mida sina hakkad tegema, kui sa sellise inimesega koos oled, et sa tunneksid ära, et midagi on valesti. Aga kas nad ise endast ka rääkisid, kas nad ise loomustasid ennast, et millised nad on? Nad teevad seda iga päev. Nii. No too mingid nagu see markantsemad näited, et tohutult tegelikult inspireerib oma tööd tegema ka hästi egiidi all truudus, fookus, distsipliin, et meil on YouTube'is ja mitmetes teistes kanalites inimesed, kes reaalselt iga päev teevad oma pöördumise, oma salvestuse. Mõnel päeval on nendel teemaks näiteks kui vaadata Chris Reese'i, üks hästi religioosne ameeriklanna, kes on tulnud hakklihamasinast läbi, üliäge nõustaja. Et mõnel päeval ta räägib, kuidas sulle näiteks mõjub ajuudu. Eesti keeles see ei olegi nii hea sõna, see brain fog, kui sulle kogu aeg raiutakse mingisugust valet, mingisugust sind pisendavat, tühistavat, lõhkuvat. Laused fabritseeritakse mingeid teooriaid. Ta surub sulle seda niimoodi peale, et sa oled segaduses ja sulle äkki tundub, et äkki ongi nii. Ja sa oled segaduses niimoodi, et sa ei suuda keskenduda enam oma asjadele. Sul on sõna otseses mõttes näguripakil tiivad sorus. Sellele lisandub asi, millest räägivad ka mitmed, nii Andrew kui Grannon räägivad sellest metoodilisest smear campaign ehk siis sinu maasse tagumine, sinu maatasa tegemine, et külarahvale, meediale, igale poole võimalikult palju sind mustavat paska panna. Ja mida rohkem ta seda teeb, seda rohkem sa arvad, et äkki ongi nii. Sa tegelikult tead, et sa oled tööloom, hommikust õhtuni töötad ja sind on nii lihtne tembeldada Pärnu prostituudiks ja joodikuks, kuigi sa ise, sa tead ju, kuidas sa elad ja sa ise ju tead oma fakte, aga need terapeudid seal YouTube'is teevad sulle selgeks, et see on normaalne, mis sinuga toimub, seepärast, et seda on nii metoodiliselt tehtud, et sa ei oleks inimene, kui sinuga seda ei juhtuks. See gaslighting, smear campaign, ühesõnaga neid tekste lihtsalt inglise keeles on väga palju rohkem, sellepärast... Meil polegi neid fraase inimeste... Pole, jah. Lihtsas eesti keeles vist on öelduna aga niimoodi, et narcissist on see, kellel öeldakse, et tal ei ole tundeid. Tegelikult tal täiesti savi teisi inimesi tunnetest. Tal ei ole isiksust ka. Ta on väga kõva empaat, aga tal on täiesti savi, mida sina tunned. Nad on karismaatilised, seksikad, intelligentsed, aga ta on nii tühi. Üks sõbranna... Ta topib ennast täis sind. Veel see sama Rastapats ütles ka, et alati, kui on keegi jube atraktiivne inimene, siis ta tahab olla nagu sina. Ta uurib su üksipulgi läbi. Ta laeb ise ennast, see narcissist. See psühhopaat, see maniak laeb ennast sind täis. Ja ei lase ta sind vabaks, sest sa oled tema saakloom. Ta koosneb sinust. Siis ta näeb järgmist atraktiivset, keerab sellele taha, eks, proovib, kas see on äkki parem supply, osta. Aga siis selgub, et aga sina oled turvalisem, sind ta tunneb rohkem. Sa oled töökam, sa oskad rohkem ja ta on siis tagasi sinu juures. Ma olen nüüd täiesti teine inimene. Ja sa lollakas ju kuulad, usud, sest sul on see ajuudu ja sa oledki ära lõhutud. Sa tead ka veel, kus juures, mis sinuga toimub ja sa lähedki tüte jälle lapp ja mopp ja Kas kus on hüpnoos? On, sellel on väga suur komponent, ongi hüpnoos. See on võimalik ju täiesti. On. Mul üks sõbranna ütles, et ma olen, iga naine on kogenud meest, kui talle meeldivad mehed on ju, et sa näed meest ja sa vaatad, ta on nii karismaatiline. Ta hääl on ilus, ta näeb välja väga hea,
ta on intelligentne ja sa lihtsalt seisad ja nagu mul sõbranna ütleb, ja trussikud vajuvad ise alla. Mitte midagi. On. Kes ei teaks seda tunne? On ju. Ja siis sa pärast küsid, ja näiteks kui ta käibki sust üles, mõtled, aga kuidas see võimalik oli? Sellel ei ole sellele vastust. See lihtsalt ongi võimalik. Ja ta saab kogu aeg su tulla. Nii kaua, kuni sa ükskord ma ei tea, millega sa pead pähe saama. Eluohtlikku olukorda satud, siis loobud. Nii lihtne ongi. Et mõistust pähe tuleks. Ja sellepärast on minul jupe hea meel, et vaata, kas või see raamat on jõudnud inimesteni. Et igaüks ei pea ju surmasuus ära käima. Et võib-olla loed, äkki tunned ära. Võib-olla, nagu sa ütlesid, jääb mõni ämber kolistamata, aga ma ei usu, igaüks peab oma ämbrit ise kolistama. Öeldakse ju, et see on nii määratud. No mis siis? Meil on nagu nii saade läbi, meil näidati juba märku, nii et las seliseb. Pole hullu. Aga ma loodan, et inimesed nagu päriselt ka siis nagu, loed küll seda ilukirjanduslikku teost, eks me oleme ju lugenud, vaadanud filme, teatrit, me ju iseendast. Jah, me ju oleme kõike seda näinud, aga see ju mõtled, ei, see ei ole minuga nii ei juhta. Seda on nüüd näidatud meie kanalites ka. Just. Kuidas see õnnetu naine filmis Tüdruk rongis, ma ei tea, kas sa oled näinud, sa pead seda nägema. Vaatasin seda Armu kolmnurk nüüd. Seega, ühesõnaga, need naised ka ju, nad on targad, ilusad, arukad, haritud. Ja nad lasevad ennast niimoodi ära veenda, et kõik on täpselt tagurpidi. Ja siis sa vaatad, kus te teadsite mu lugu? Nii käibki. Ja meie raamatus, üldse mu varasemates raamatutes on sageli olnud sama fenomen, et täiesti võõras inimene tuleb ja ütleb, et sa kirjutasid minust. Ja see on nii hea. See on see missioonitunne, et jess. Kõmlesse läks. Ehk siis lõppkokkuvõtteks ütleme seda, et mida rohkem me sellest räägime, kuigi see tundub, et see on nii ära leierdatud, seda on ju miljon korda nähtud ja räägitud, siis seda parem tuleb rääkida, tuleb kirjutada, tuleb öelda, isegi kui sa näed, et kellelgi, mitte nüüd sinul on kõik suurepärane, et sul peab olema ikkagi seda julgust, kas ta siis võtab sind kuulda või mitte, aga mina arvan, et ei tohi jääda ükskõikseks, tuleks ikkagi raputada. Sest tead siin samas Narva maanteel praegu just astus üks daam välja Lexusest, kõik kadestavad, viimase peal outfit, kõik imetlevad. Ta astub koju sisse ja ta saab lõuga. Ja mees raisk on nii osav, et ta ei jäta sinikat, et ühesõnaga see naine... Sõnadega saab palju rohkem haiget. Ja või siis see mees ütleb juba ukse peal sellise lause, et kogu see Lexus vajub tolmuks. Ja neid inimesi, kes mängivad näitemängu, kes näitavad, et nendel on kõik nii hästi. Need on nii õudselt siin samas Narva maanteel. On neid täis, minge vaadake. Ja meil Kuusikul ja siis Melliste kandis, kus iganes. Aga miks niimoodi mehed naistega käituvad, olen ma täna aru saanud, et tegelikult hakkab nende isiksuse häiretest kõik pihta. Sest nendel on endal millegipärast naisele, kas nad tunnevad ennast naisena alaväärsena. Ja siis niimoodi hakatakse materdama, et lõpuks naine on see, kes on... Kuulge, aga järsku see tuleb, kõik mehed on ju ikkagi üles kasvatanud naised. Ja järsku me oleme neid mehepoegasid valesti ikkagi käidelnud. Muidugi, absoluutselt. Vaatan, kui katkistest peredest meie oleme pärit. Minu issi oli siin Estonia teatris, ema oli Pärnus Estonia sanatooriumis, ilma isata kasvanud. Viimane lause minu isal mulle Magdalena haiglas. Vot kus lugu, minu ainus tütar on kõige mehisem mees, keda ma üldse tean. Aitäh, issi. No selge ju, et sul on roll nii sassis, et sa oled oma emale olnud toeks, lasknud oma emale ennast ühtlasi lõhkuda ja siis sa hakkad oma enda abieludes täpselt samamoodi armastust ära teenima. Et ma olen muidu selline kõva mees küll, aga palun armasta mind. Kuulge, sõbrad, aitab.
lugege raamatut, raamatupild, ma saan homme raamatu. Panen selle pildi siia juurde ja väikse kokkuvõtte ka sellest, et siis Piia ja Kati ja Piia. Tead sa, mis sinu puhul jääb mulje? No nüüd tuli ennustaja mutt välja. Mida ma olen alati rõõmu ja imetlusega vaadanud, kuidas sina oled osanud nii oma meeste kui Eesti niisuguse avalikkuse üle kehtestada. Ehk siis elu terve enese kindel kehtestamine, mis on kindlasti ka suuresti poos. Muidugi see on ränk töö hoida, eks ju, seda üleval. Aga siiski tead, selles riigis meil siin, kus lastakse endale liiga teha ja siis tundub, et see ongi norm, peab keegi olema see majakas, kes ütleb, et ei vabandage, ma olen kuninganna. Et see on ülivõimas missioon. Aitäh, me jätkame seda missiooni siin. Paluks küll. Me ei jäta nii kaua, kui me jaksame ja meil hing on veel sees. Just. Aga nii tore, et te tulite nii julgelt rääkisite. Sina olid natukene küll, väike pabin oli sees, aga loodan, et see lahtus. Ei, see läks ära. Piial ei ole mitte ainult papin, Piial oli päris rängalt COVID. Nii et ta kaotas lõhnameele ja jäid need vabinad, nii et tegelikult värisemis, nüüd on üpris vähe. Nüüd on vähe, jah. Aga siis, kui see COVID üle sõitis Piias, siis ikka oli täispakett. Siis nüüd on kaamerad kinni, jah? Ei, me paneme nüüd kaamera kinni, meil läheb nüüd siin põnevaks, vabandage väga. Plaks!